Sul on kindlasti olnud ka seda põhimõttelist küsimust, et millal ta hakkab muutuma, millal see juhtub. Mina tunnen, et mina teen kogu töö suhtes, millal tema midagi tegema hakkab. Ja mitte siis selles mõttes, et millal ta oma sokid ära korjab, kui viidata eilsele videole, mida on hea vaadata, kui sa ei ole seda vaadanud. Aga et millal tema hakkab muutuma, millal ta hakkab suhtesse panustama. Ja minu arust see vastus on see, et inimesed ei muutu kellegi teise pärast. Ta ei muutu sellepärast, et sina seda tahad või et sinul on vaja või et sina ütled, et ta peaks muutuma. Ta muutub siis, kui temal on vaja. Ja küsimus siis ongi, et millal tal seda vaja on. Kui sa oled ta elu väga mugavaks teinud ja selle vastutuse kogu aeg ise põrandalt üles korjanud, siis tal ei ole vaja muutuda. See muutus toimubki siis, kui tal on piisavalt ebamugav. Ja on 2 viisi, kuidas see muutus saab tekkida. Üks on see, et asjad lihtsalt lähevad nii kaua halvemuse poole, kuni tekib mingisugune kriis või sa tekitad selle kriisi ise. Et see võibki olla lihtsalt see, et sa lõpetad, ma ei tea, tema pesu pesemise või tema mis iganes tujude järgi elamise, temale asjade võimaldamise, mida sa kellelegi teisele ei võimaldaks. Tekitad sellega kriisi ja kui sa piisavalt kaua suudad seda status quo'd hoida, siis ta saab aru, et midagi on muutumas ja muutunud ja siis ta loomulikult reageerib sellele. Ja see nii kaua sinu ülesanne on tegeleda oma ärevusega ja oma emotsioonidega, mis siis tema reaktsiooni pealt tulevad. Ehk siis sa justkui võtad talt midagi ära, mis sa oled kogu aeg andnud ja mitte nagu paha pärast, et kuidagi kätte maksta või et tal oleks halb ja raske, aga kui sa ootad seda muutust, siis sa saad niimoodi suunata inimest selle muutuse suunas ja loomulikult siis õigel hetkel ka väljendada seda, et millist muutust sa ootad või miks sa niimoodi käitud. Ehk siis sa tekitad selle kriisi ise, see kriis võib olla väike, see kriis võib olla suur, see kriis võib olla selline, et sa pakidki asjad kokku ja kolid välja sellepärast, et sa enam ei suuda niimoodi elada. Ja see võtab aega, enne kui see muutus tulema hakkab ja see muutus ei pruugi alati olla selline, mis sulle meeldib, et võib-olla talle sobibki, et sa oled välja kolinud ja tema saab alustada uut elu. Aga väga tihti see ikkagi ei sobi ja siis on see võimalus, et sinu partner, kellelt sa oled oodanud muutust, siis kui on kõige raskem hetk, kui ta on piltlikult käpuli, hakkab ennast liigutama, hakkab küsima küsimusi, miks nii läks, hakkab otsima vastuseid, hakkab pingutama ja siis ta pingutab enda pärast, mitte enam sellepärast, et sina palud, vaid sellepärast, et temal on väga paha ja raske. Ja see on siis see koht, kui sa veel vähegi jaksad ja ma soovitan mitte lasta kriisi sellisesse punkti, kus sa enam ei jaksa ja ei taha taga tegemist teha, vaid et tekitada ise enne see väiksem kriis, kui jõuda selleni, et te päriselt kolite lahku ja sina oled nagu lõplikult otsustanud, et ma enam siit selle inimesega edasi koos ei lähe. Iseenda jaoks ja ma arvan kõigi jaoks see on selline leebem ja lihtsam viis.